Phoenixbet on Martin Järveoja ja Crosskart rallisprindi ametlik toetaja. Nii, Robert Virves Crosskardiga võistlus tehtud, kiirus oli päris hea, oled ise rahul või? Jaa, ma arvan, tuleb olla. Olime vist peaaegu isegi esikoha konkurentsis, et natuke siin üks jama segas ära, aga üldiselt oli lahe. No masin suri välja ühes sõidus või, et mis seal juhtus, oli sinu viga või masina viga? Pigem tundus masina viga, et mingit seletust polnudki, suri lihtsalt välja ja sama targalt läks käima lõpuks ja sõitis lõpuni. No kui sellest on räägitud palju, et Crosskart on selline nagu ralliauto sarnane oma sõiduomaduste poolest, annab mingi sarnase tunde, et kui palju sina nüüd seda tunnetasid, et sul nagu varasemad kogemusi suuri polnud, et oli siis midagi sarnast? No kindlasti jah, et eks ma räägin, et kindlasti kõige kiirem masin, millega ma sõitnud olen ja ega ta on päris siuke äkiline ja terav igas mõttes, et omajagu tuleb vaeva näha roolis, et teda nagu taltsutada ja ma usun, et ralliautole kindlasti parim alternatiiv, millega võib-olla kätt soojas hoida, et igal juhul lahe aparaat. Kas sul endal oli ka üllatus, et sa tegelikult, ütleme nii-öelda, siukeste meestega, kes kogu aeg sõidavad või just nagu profidega samas tempos olid ja isegi kiirem olid, et siin on teised rallimehed käinud ka proovimas, ei ole nii hästi hakkama saanud? Nii on raske öelda, eks ütleme, kindlasti ma lootsin ja arvasin, et ma võiks mingil määral konkurentsis olla, aga jah, suurem osa päevast oleme siin esikohaga päris lähestik olnud, et kord peal, kord taga, et ma ei oska öelda lõpuks, kui suur see üllatus oli, aga kindlasti ma 5. koha peale ei tulnud sõitma. Kas nüüd hammas jääb verele ka, et kui mõni võistlus veel klapiks, tuleks tulla kohale ja näidata, kes siis nagu tegelikult see kõva mees siin on? Kui vähegi ajaliselt klapib, siis ma kindlasti ära ei ütleks. No tegelikult Portugali MM-ralli on nüüd kohe tulemas, et täna on reede, nädala alguses juba ilmselt tuleb kohale sõita, et kas seda võib võtta ka nagu kerge treeninguna selle Portugali ralli suhtes, kuigi siin oli muidugi kassade peal sõitmine, et see on nagu mingi muu maailm täitsa. Kas siis Portugali jaoks, aga üldises maailmas ma usun, et kindlasti kahjuks ei tule siukse asjaga sõitmine, aga Portugaliks me liiga palju targemaks ei saanud. No mis mõtete või tunnetega sa Portugali sõidad, et ütleme, viimane asfaldiralli võib-olla ei olnud päris see, mis võib-olla oleksid ise oodanud, samas sel loal juba on ilusad tulemused kirjas, et lähed, kuigi see ei ole sul ju arvestuse ralli, aga sa lähed püüdma ikkagi kõrget kohta. Jah, et Portugal on lahe ralli ja eks meie eesmärk on võib-olla valmistuda rohkem Kreekaks, et meil on võimalus sõita ilma punktideta ja proovime seda siis nii-öelda võimalikult kasulikult ära kasutada, et kindlasti Kreekast alates olla nii-öelda tasemel. Okei, edu! Aitäh!